Eesti Vabaõhuspordi Liit organiseeris võistluse Clash of the Bars Rakvere Põhjakeskuses. Tegu on street workoutiga, antud spordiala meenutab riistvõimlemist. Seal esinesid võistlejad Eestist ja naaberriikidest. Üritus oli mõeldud kogu perele. Tegemist on street workoutiga, mis kujutab endast staatilisi, dünaamilisi elemente, kombinatsioone, kõike, mida saab kangil vabas õhus teha. Ei pea maksma mingit kuutasu mitte kellelegi, teed siis, kui soovid. Kuna olen korraldanud varemgi tänavaspordiüritusi Pärnus suve pealinnas, siis sain kontakte naaberriikidega ja otsustasin, et haaran nad endasse. Teen seeria üle Eesti suurimates ostukeskustes, sest et Eesti ilma ei tea mitte kunagi. Ning otsustasin, et teen siis karikavõistluste seeria, ehk siis iga etapi esikolmik saab superfinaali, mis toimub 1. septembril. Ja esimeseks valisin Nautica keskuse, nüüd olen siin Põhjakeskuses ja edasi liigume Tartusse, Lõunakeskusesse. Võistlejaid tuleb meile naaberriikidest, Soomest, Lätist, lähemalt Jõgevalt, Tallinnast, Tartust. Üritus iseenesest on suunatud kogu perele, ehk siis kogu perepäev ostukeskuses, kus saavad lapsed osa võtta, isad, emad. Eesmärk on tuua ka linnarahvale show-elemente sisse, ehk siis tantsutüdrukud, golfetid, vaatemänguline valgusshow, artistid, kõik selline. Üks põhjus, miks me siin Rakveres seda üritust üldse korraldame, on ka see, et tuleval aastal kindlasti tuleb meil siia Rakveresse uus välijõusaal, ehk siis Eesti suurim, praegu saab öelda. See on toodetud jõulinnakute poolt, ehk siis meie tänane koostööpartner. Ja hetkel saab projekti ilusti näidata, et oleme ka tutvustanud Rakverele, mis spordialaga on tegu ja loodame huvilisi saada ning treeninguid anda siin ka sügisel.